Kas sa ei tea, mis OnlyFans on? Ilmselt mitte. Inimesed maksavad selle eest, et mind alasti näha. Tulevaste internetimudelite maailmas võib viraalseks muutumine su karjääri kas teha või rikkuda. Sa lõikas teda nii, et ta poleks pidanud selline olema. Ma arvan, et see oli nuga. Me näitame teile kaklust. Tema vaatab. Jaa. Kräkjuli. Kust me tuleme? Sealt alt. Mis seal all on? Ma ei tea, mis seal all on. Olgu, ma võtan selle päästevesti su seljast ära. Kas sul on seal all särk seljas? Ta ei lahku praegu lennukist. Ma lasen selle lennuki tühjaks teha ja teid arreteeritakse sissetungimise eest. Kas te saate sellest aru? Mul on vaja advokaati. Teete seda sellepärast, et ma ei istunud õiges kohas. Ja kahjuks pidid need 7 naist, kes jäi politsei kehakaamerasse, raskel moel õppima, et seadus ei salli ega toeta kriminaalset käitumist. Kanna mind, palun. Rahune. Ja istu maha. Lihtsalt lase mul istuda. Olgu. Mis ta on? Mõrvari, see, kes kutsub surnuga uurijad. Oota, kas ta on surnud? Tere tulemast saatesse Sidebar, mida esitab Law and Crime. Mina olen Jesse Weber. Iseenda brändi loomine on viimastel aastatel muutunud üha populaarsemaks karjäärivalikuks. Loomulikult on. Olete seda ise näinud. Pole puudust teemadest, millele sisu loomisel toetuda. Üks selline võimalus on saada internetis modelliks, kasutades platvorme nagu Instagram või OnlyFans. See on tuntud kui viis tõsist raha teenida. Olete näinud neid artikleid, olete näinud selle kohta kommentaare. Aga ma ütlen, et suure mõjuga kaasneb ka suur vastutus. Ja kui otsustate seadust rikkuda, võib teie arreteerimisfotos saada järgmine viraalne sensatsioon. Nii et ma tahan, et te istuksite rahulikult. Ma tahan, et te kinnitaksite turvavöö, sest me hakkame vaatama 7 veebimodelli, kes tabati hoopis teistsugusel videol. Politsei kehakaamera. Meie esimene juhtum viib meid Leonia linna New Jersey osariiki. Kell on 1:24 öösel ja politseinik peatab auto pärast seda, kui märkas teel kahtlaselt sõitvat sõidukit. Istuge autosse, istuge tagasi autosse. Ma ei üritanud sõita. Olgu, istuge tagasi autosse. Mida sa teed? Kas ma võin näha teie juhiluba, registreerimistunnistust ja kindlustust? Kas sa saad mul on nuga olla? Muidugi. Kas sa saad minu... Mu tuli on siin. Siis siia. Miks sa läksid tagaistmele? Aga sa tulid siit välja ja läksid tagaistmele. Sest ma tavaliselt ei sõida nii, et mu juhiluba on tagaistmel ja siin ma seda hoian. Ei, Ma tean. aga su kott oli esistmel. Ja mu juhiluba on sellel istmel. Ei, ma tean. Okei. Tavaliselt ei hoia ma seda taga. Okei. Ma ei hakka visima. Kust sa tuled? Oaklandist. Tuled Oaklandist? Ja. Ja kuhu sa lähed? Ma lähen tagasi sinna. Nii et sa lahkusid Oaklandist. Kuhu sa vahepeal läksid, kui sa Oaklandist lahkusid? Ma läksin oma sõbra juurde ja siis tulin tagasi. Kas on mingi põhjus, miks sa oled sellel kõrval tänaval? Kas on mingi põhjus, miks sa oled sellel kõrval tänaval? Sest ma ei ela peatänaval. Aga sa elad Oaklandis. Kas sa tead, mis linnas sa praegu oled? Ei, ma kasutan tavaliselt lihtsalt GPS-i. Okei, nii et GPS juhatas sind sellele teele? Ja. Millisele teele sa pidid minema? Teel, kus ma praegu olen. Ei. Olgu. Sest ma tulin siia ja nägin sind. Sa olid siia parkinud. Ja siis ma läksin, istusin seal ja sul oli tuled põlemas. Sa sõitsid tänava lõppu. Ja siis see politseinik sõitis sinust mööda ja siis sa tagurdasid tuledeta. Nii et ma lihtsalt üritan aru saada. See on sellepärast, et mu esituled on katki. Juht on tuvastatud kui Natalie Aguado ja politsei sõnul tundis ametnik tema hingeõhus alkoholilõhna ning märkas ka muid joobetunnuseid. Kuule, Natalie, kui palju sa täna õhtul jõid? Kui palju ma jõin? Umbes 2 pitsi. Yes? 2 pitsi viina. Kas ainult see? Ja.
olgu ja sa lähedki. olukord on kontrolli all. Ja sa lähed kohe koju. jaa. Okei. Ja sa olid, kus su sõbra maja oli? see oli ma arvan, et Hewitt. Olgu. pärast seda, kui kuulis Natalie väidetavast öisest väljas käimisest, otsustab politseinik teha talle mõned joobekontrolli testid, alustades tasakaalutestist. Ma selgitan ja näitan sulle ette. Ära tee midagi enne, kui ma ütlen, eks. Lihtsalt vaata mind. Kui ma ütlen, siis pane mõlemad jalad kokku niimoodi. Käed külgedele niimoodi. Kui ma ütlen, siis tõsta see jalg, mis sul on lihtsam tõsta. 6 tolli maast lahti niimoodi, okei? Kuidas ma tean, kui palju on 6 tolli? Ma ütlen sulle. Hästi. Kui sa tõstad selle 6 tolli maast lahti, loed valjult 30-ni, okei? 1, 1000, 2, 1000, 3, 1004, 1005, 1000. Kuni 30-ni välja, okei? Kas sul on mingeid vigastusi, mis võiksid su tasakaalu mõjutada? Okei, alusta. Käed külgedel. Ihan käed külgedel ja loe valjasti. 1, 1000, 2, Aga sa pead siiski oma jala tõstma. 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1800, 1900, 7, 1000. Jätka. 11 1000, 12 1000, 13 1000, 14 1000, 15 1000, 16 017. Jätka, lõpeta ära. 24 1000, 25 1. 1026, 1000. 27 1000, 28 1000, 29 1000. ja sa võid alustada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Natalie, tule siia. Sa saad aru, et pead kanna varba vastu panema, eks? Kanna varba vastu. sa ei pane neid isegi kokku. Sa ei pane isegi kanna varba vastu. kas sa kavatsed seda teha? kas sul on teisi kingi või tahad sa seda teha ilma kingadeta? Ma võin seda teha ilma kingadeta. Sa võid seda teha ilma kingadeta. See on okei. Tee nii, nagu sul lihtsam on. Mis iganes aitab. Ma mõtlen, ta on... Nagu... kas sul on nii kõik korras? Jah? Okei, ma kohastan selle uuesti ära. Hästi. Kuula, ma lihtsalt üritan sind aidata, eks? Algpositsioon, algpositsioon. Algpositsioon saab olema, sul on õigus. Kas on? Okei, hästi. Algpositsioon, ma teen seda nii, eks? Siis võib-olla näed paremini. Hästi. Sinu vasak jalg, kujuta ette, et seal on joon. Sa paned selle otse sellele joonele, eks? Sinu parem jalg, pane see vasaku jala ette. Sinu parem jalg. ma ei tea, kumb on parem ja kumb vasak. nii et Puuduta seda, puuduta kanna osa. Kand varba vastu. Jah, okei. Iga samm peabki selline olema. palun ära hinda mind selle eest, et ma ei tee paremal ja vasakul vahet. Sa oled tubli. Sa oled tubli. Hästi. Lihtsalt jää paigale. Okei, jää sellesse asendisse, hoia käed külgedel. Otse alla. Puudutades oma... Jah, jää nii, kuni ma ütlen, et võid alustada. Okei, ära tee midagi. Kui ma ütlen, et võid alustada, siis astud 9 sammu kandvarvas, veendudes, et need puudutavad iga kord. Sa lähed 1, 2, 3. Oma 9. sammul jätad esijala paigale ja teise jalaga teed mitu väikest sammu. Vaata, kuidas mina seda teen, eks? Täpselt nii. Ja siis pöörad ringi ning teed veel 9 kandvarvast sammu. 1, 2, 3 kuni 9-ni välja, eks. Seda tehes vaata kindlasti alla, loe valjusti ja puuduta kandvarbaga kokku. See on väga oluline, eks. Puuduta kandvarbaga kokku. Hoia käed kõrval ja ära alusta enne, kui ma ütlen, et alusta. Kas sa saad aru? jaa, ma saan aru. Hästi. Võta lähtasend sisse. Sinu parem jalg. Minu paremal. Parem jalg kandvarba vastu. Okei, see on kõige tähtsam osa. okei, sa pead veenduma, et me teame, kui kaugel me kodust oleme. Okei. hästi, kas sa oled valmis? Okei, võid alustada. Pane kann vastu võrvas. Kuramus, ma ei kõnni ülis.
hästi, sa võid tagasi tulla. miks sa naerad Meeri üle? Sest sa tegid umbes 20 sammu. ta ütles mulle, et ma tuleksin. Tagasi. Olgu, Natali, pane oma kingad tagasi jalga. Pärast Natalit. Natali näib kõndimise ja pööramise testiga mitu korda hätta jäävat. Politseinik astub ligi, et ta kinni pidada. Pööra selle politseiniku poole. Pane käed külgedele. Niimoodi, just nii. Pane need selja taha. Hästi. Okei, Natali. Praegu oled sa kinni peetud joobes juhtimise eest. Ma viin su jaoskonda. Ma vormistan su ära. Okei. Oldugi. Kas sa saaksid ta kiiresti läbi otsida ja siis mu autosse panna? Aitäh. Kas sa saad mu auto välja lülitada? Jah, ma teen seda. Seisa siin. Tere! Piel käekoti. Kas sul on mobiiltelefoni vaja? Kas see on su käekotis? Mul on 2 mobiiltelefoni. Kas need on su autos? Kus need võiksid olla? Siis ma saan need sulle tuua, et nad ei... Need peaksid olema minu käekotis. Mul on su käekott. See ongi kõik. See on kõik, mida sul autost vaja on. Okei. Lihtsalt otsin teie mobiiltelefone. Kus need võiksid olla, Natali? Kui saaksin selle sõidukil mängida, oleks 2 head päeva. Mulle meeldib see. Jah, Natali, kus need siin võiksid olla? Need peaksid kusagil olema, ma ei tea. Noh, ma mõtlen, ma ei taha sinu käekotis sorida. Ja ma ei taha ka, et sina minu käekotis soriksid, et näha, mis seal on. Olgu. Saad selle kätte võtta siis, kui me sisse läheme. Jah, suurepärane. Olgu. Natali tuuakse lõpuks politseijaoskonda vormistamisele ja ta näib naeratavat, kui ta hoonesse siseneb. Olgu, Natali, ma pean need sulle ette lugema. Palun pane tähele, eks? Hästi. Sind on arreteeritud joobes juhtimise eest vastavalt NJSA 39450. Seadus nõuab, et annaksid oma hingeõhust proovid, et määrata alkoholisisaldust. Kui kauaks? Lase mul lihtsalt lõpetada, eks? Määrata alkoholisisaldust. Hingamisproovide võtmise kohta koostatakse protokoll, sealhulgas testi tulemused. Teie soovil tehakse sellest protokollist teile koopia kättesaadavaks. Pärast seda, kui olete andnud hingamisproovid testimiseks, on teil õigus omal kulul lasta enda valitud arstil võtta sõltumatuid hingamis-, vere- või uriiniproove sõltumatuks testimiseks. Kas on selle aja jooksul või pärast seda? Pärast kõike. Kui te keeldute oma hingeõhuproove andmast, väljastatakse teile eraldi kutse keeldumise eest. Kohus võib teid süüdi mõista nii keeldumises kui ka joobes juhtimises. Kui kohus leiab, et olete keeldumises süüdi, võidakse teile määrata erinevaid karistusi, sealhulgas juhiloa äravõtmine kuni 20 aastaks. Kas annate oma hingeõhuproovid? Jah või ei? Jaa, muidugi. Kas sa proovid natuke? Kas sa võtad ka oma hingeõhku kaasa või ei? Miks? Jaa. Miks ma peaksin andma oma hingeõhuproove? Ma ei tea, sest sa näed korrakaitse. Kas meil on kirjutusaluseid? Sina, kui mul on meie nina kõrval koopad. Ma kuulsin su silmade pööritamist oma kõrmadega. Ma ei pööritanud silmi. Ma nägin seda. Nii et ohvitser hakkab Natalil küsima rohkem põhiandmeid ja ta teeb mõned šokeerivad ülestunnistused. Natali, kas see on koht, kus sa elad? Oakland? Jah. See ei ole sealt sees. Kuradi fantastiline. Võib-olla on tegemist kadunud inimesega? Kadunud isiku teade. Sinu kohta võib olla kadunud isiku teade, jah. Miks? Umbes 2 päeva tagasi, sest mu ema ei teadnud, kus ma olin.
ja. Okei, ei. Pole probleemi. jaa. Natali, kas sa töötad? Jaa. Mida sa teed? Kas sa tõesti tahad teada? Ma pean sult midagi küsima. OnlyFans. Mida sa teed? Ma teen seksitööd. Ogu. Kas see on hoone või? Sa ei tea, mis OnlyFans on? Ilmselt mitte. See ongi mitte OnlyFans, see on nagu... See on nagu Instagram. Aga olgu, nii et kõik on korras. Aga inimesed maksavad selle eest, et mida lasti näha. Ogu. Umbes 10 minutit hiljem näib, et Natali proovib pingiluinakut teha. Natali, kas sa istuksid sirgelt, sest tundub, et sa hakkad siin midagi ütlema, eks? Ma istun oma voodile. Enne kui ta arugi saab, on aeg teha alkomeetritest. Olgu. Tule siia ja istu. Ma tahan, et sa hingaksid sügavalt sisse ja puhud selle huuliku sisse ühe pika ühtlase hingetõmbega. Jätka puhumist, kuni ma ütlen stopp. Kas sa saad aru? Õige, sama asi. Ära puutu. Mina teen seda. Lihtsalt hinga sügavalt sisse. Pane huuled siia ümber ja puhu. Jätka puhumist. Puhu tugevasti. Või veel tugevamalt. Sa pead puhuma. Puhu. Jätka. Edasi. Jätkab puhumist. Natuke veel, puhu edasi. Hea, täiuslik. Võta istet. Kas sul on korra? Ei! Ma lihtsalt naarsin, sest sa ütlesid. Vabandust. Ma ei tea, mida veel öelda. Jätka, puhu. Vabandust. Pärast Natali ebamugavat alkomeetritesti loetakse talle Miranda õigused, kui politseinikud püüavad välja selgitada, kui palju ta tol õhtul jõi. Milliseid alkohoolseid jooke teil on? Õlu. Ja, truly. Õlu ja tuuli. Truly. Kas sa tead, mis sorti õlu? Corona. Corona? Jah. Mitu neist sa arvad, et sul oli? Ma ei tea, ma mõtlen, ma jõudsin sinna umbes kell 4 ja ma lihtsalt unistasin, okei. Ja kus sa olid? Ma tegelikult ei tea. Ma lihtsalt läksin, seal oli mingi üritus, kuhu ma pidin minema. Ma lihtsalt läksin, ma pole aega, mis see oli. Ma lihtsalt küsin, kas see oli restoran või sõbra juures või mingi väliüritus? See oli nagu baar restorani moodi koht. Okay. Ja, nagu Long Islandil. Okei, sain aru. Sa pole siis kindel, mitu sul siis oli, eks? Ja sa ei tea selle baar restorani nime? See on nii kitsas välis. Vabandust. Kas sa tead, kui palju aega jäi iga joogi vahele? Nagu, kui kaua sa ootasid enne järgmist jooki? Ei. Kas sa tead, sa ütlesid, et jõudsid sinna umbes kell 4? Jaa. Nii et see oli... Ma jõudsin sinna umbes kell 4 ja ma polnud sel ajal söönud. Okei, nii et ma mõtlen, et ma võisin esimese tunni jooksul võtta umbes 2 või 3 jooki ja pärast seda jõin juba vähem. Nii et kell 4 oleks siis sinu... Jah, see oleks sinu esimene jook. Ja millal sa oma viimase joogi võtsid? Sa ei ole kindel? Ilmselt siis, kui ma lahkusin. Kas sa mäletad, mis kell sa lahkusid? Ei. Ja millal sa viimati sõid? Ma ei söönud. Sa ei söönud? Noh, millal see siis oli? Kas see oli nagu eile? Nagu päriselt? See ei olnud nagu täna. Nii et see oli siis pühapäev. Ma sõin suppi koos oma emaga umbes kell 18.30. Okei. Eile. Lõpuks hakkab Natali mõistma, mis toimub ja murdub. Ma ei teinud kunagi varem selliseid asju. Ma lihtsalt olen nagu väga masenduses ja nii. Ja ma tean, et ma ei peaks seda tegema, tead.
jah. Ja see on nagu... Jah, seda on taas ka lõpetada. Eriti kui nagu... See ei olnud lihtsalt. Nagu lõpp ei tundu nii hull, tead. Jah. Jah, ma mõtlen kuula praegu, ma arvan, et kõige lihtsam asi, mida sa teha saad, on see, et näiteks saadame praegu politseiniku su ema koju. Ta saab aru, tead küll, jah, ta on kurvaliselt selle eest kinni peeti, aga samas... Ei, näita mulle, et ta on õnnelik, et ma olen elus. Täpselt nii, just nimelt. Just sinna ma tahtsingi jõuda. See on parem variant kui see, et politseinik koputab ta uksele ja ütleb, et tead, sa oled surnud. Tead, ma olen kindel, et see on viimane asi, mida ta kunagi kuulda tahaks. Ta on latiinost, ema tead küll, nii et nagu... Ma saan sinust aru. Ma tean, mul on ka latiinost ema, nii et see pole lihtne, eriti nendega ei ole. Aga... Eriti kui ma ise ka oma asjadega tegelen, tal on tõesti raske mitte oma asju ka mulle peale suruda. Tead küll, jah. Sa elad temaga koos, eks? Jah. Kuni üks meist sureb, jah. Jah. Ja see on raske, ma tean. Aga sa pead tõesti mõtlema, mida sa tahad. Ja... Lõppkokkuvõttes ei saa sa muutuda ainult sellepärast, et teised seda tahavad. Sa tead ju, et pead seda ise tegema. Ja see on halb sinu ümber olevate inimeste jaoks, sest nemad proovivad midagi teha. Mida iganes nad suudavad. Ta on nagu kõige kainem inimene üldse. Nagu see on nii raske, sest ta lihtsalt lämmatab mind oma kainusega, tead küll. Jah, teistel inimestel on seda raske mõista, tead küll. Jah, ma saan sinust aru, aga ilmselgelt pead sa jõudma selleni, et sa tõesti mõtled, kas see on see, mida sa tahad. Ja tead, loodetavasti on see... Ma tõesti loodan, et see on sulle hea äratuskõne. Natalia Guado tunnistas end süüdi joobes juhtimises ja pidi veetma 48 tundi joobes juhtide nõustamiskeskuses. Kasutama 15 kuu jooksul alkolukku ning maksma ka kokku $790 trahvi. Meie järgmine juhtum viib meid Altamont Springsi Floridas. Kell on umbes 1:15 öösel ja politseinikud saadetakse kortermajja pärast seda, kui naaber kuulis naist appi karjumas. Ja kui nad uksele lähenesid, kuulsid nad sees inimesi vaidlemas. Tere, ma olen hästis. Kui palju tööd pole isegi töö tegemine. Päris sa tahad seal väikesed veretäpid su suus. 15. Räiumäe kell 3:20 PF. Tere! Tere! Saime kõne müra kaebuse tõttu. Ja me kuulame, kuidas te räägite verest. Seepärast me siin olemegi. Ma võtlen, veri on normaalne, aga olgu. Me lihtsalt peame kõiki kontrollima, sest see on kõik su pükste peal. Ma mõtlen ja... Aga kes veel on siin sinuga? Minu endine poissõber. Naine tuvastati 19-aastase Autumn Staggardina. Ja politsei andmetel tundus, et korteris viibinud mehel oli värske noahaav ülemises vasakus rindkere piirkonnas ning veri tilkus tema pealaelt. Mees väitis väidetavalt politseile, et Staggard hammustas teda pähe ja lõikas teda noaga rinnale. Seega palusid politseinikud Staggardil oma korterist välja tulla, et nendega koridoris rääkida. Meil oli tüli, me olime purjus, me jõime, nii et... Olgu, mille üle te tülitsesite? Ma ei mäleta sellest kõigest eriti palju, aga enamasti oli asi selles, et ta vaatas teiste naiste tagumikke ja nii edasi. Midagi väga suurt ei olnud. Olgu. See muutus ilmselgelt millekski suureks, aga... Olgu, aga kuidas ta need lõiked sai? Tegelikult ma ei mäleta. Sa ei mäleta? Ei, ma ei usu seda. Ma ei mäleta. Sa tõesti ei mäleta? Ei, ma üritan seda parandada. Ma olen lihtsalt nii segaduses, et pigem proovin seda parandada, kui et liiga palju muretseda. Jah. No see on ilmselgelt värske. Kuidas sa siis ei mäleta midagi nii värsket? Ma olen lihtsalt nii segaduses, et ma seda tegin. Mida tegid? See polnud midagi, aga et ma lõikasin teda nii, et ta oleks selline. Ma arvan, et see oli nuga. Ma olen üsna kindel, sul oli käes nuga.
See polnud minu käes, see oli lihtsalt seal. Nii et ma lihtsalt ütlesin, okei, lõpeta, lihtsalt lõpeta. Aga mida sa selle noa või tegid? Ma nägin sind. Ei, see oli täpselt seal, ma olen nagu... Leti ääres, jah, okei. Kui politseinikud saavad rohkem teada juhtunu kohta, võetakse Staggart käeraudades vahi alla. Ilmselgelt ei ole see okei, sest me püüame midagi enamat teada saada. Praegu, sest siin on mängus nuga, sina ei ole käeraudades. Ma tean. Kas sa oled kuidagi vigastatud? Ei, mitte, et ma teaksin. Okei, mida sa mõtled sellega, et mitte, et ma teaksin? Ma olen purjus, ma olen joobes. Aga ma ei arva, et ma oleksin joobes, aga ma ei usu, et ma oleksin midagi sellist teinud. Okei. Mis teil praegu toimub? Lihtsalt vabandust. Great. Sest me olime baarist purjus ja ta tahtis minna arveid maksma. See oli väga ebamõistlik. Ja ma tean, et see ei ole nii, et ma selle korda teen, aga ma tean. Hästi, kuna sul on käerauad peal, pean ma sulle selle ette lugema. See ei tähenda, et sellest midagi tuleks, aga kuna sul on käerauad peal, pean ma selle sulle ette lugema. Sul on õigus vaikida, kõike mida ütled võidakse sinu vastu kohtus kasutada. Sul on õigus advokaadi kohalolekule nüüd või igal ajal ülekuulamise jooksul. Kui sul ei ole võimalik advokaati palgata, määratakse sulle advokaat tasuta. Samuti sul on õigus küsimustele vastamisest keelduda. Või rääkida advokaadiga igal ajal. Kas sa saad sellest aru? Olgu, nii et mis paaris ma olen? Mis su nimi on? Adam Staggart. Adam, mis paaris te olite? See, mis on kaubanduskeskuse juures. Seal on nagu graffiti. Kas kaubanduskeskuse sees või ees platsil? Platsil. Okei, siis ilmselt on see graffiti. Midagi imelikku. Tema teab seda, mina ei tea. Okei, ja te hakkasite seal laidama? Jaa, okei. Räägi mulle sellest täpsemalt. Ta oli koos teise sõbraga ja näitas pilti ning ma olin nagu okei, kui see pole okei. Ja tema oli nagu vahet pole ja ma lihtsalt olin nagu okei. Siis me lihtsalt jätkasime sealt edasi. Okei, mida sa mõtled sellega, et ta näitas pilti? Kas ta vaatas midagi Instagramis või Facebookis või midagi sellist? Okei. Mis see oli? See oli okei. Ja see häiris sind? Jaa. Okay. See ei ole mõistlik. Ma saan aru. Sellepärast ma lähen vanglasse. Ma tean seda. Okei. Praegu ma lihtsalt üritan aru saada, mis juhtus. Aga kuna siin on nuga mängus, siis enda ja kõigi teiste ohutuse huvides. Kui sa ütled, et sul on nuga... Ma olen oma korteris. Ma võin minna oma korterisse. Aga ma saan aru, kuidas seadus töötab, nii et mind ei saa lihtsalt lahti lasta. Ma tean seda. No veel mitte. Ma mõtlen, me peame selle veel välja selgitama. Sest ma ei tunne teid. Ma ei olnud siin selle vaidluse ajal. Ma ei tea, mis toimub. Ma tean. Okei, nii et te olite baaris ja vaidlusite. Mis edasi juhtus? Ma lihtsalt jätsin selle sinna paika, ma ignoreerisin seda mõnda aega ja kui me koju jõudsime, hakkas see rohkemaks muutuma, nii et me hakkasime rohkem rääkima ja neid rohkem provotseerima. Nii et ma olin lihtsalt nagu okei ja ma hakkasin rääkima. Me mõlemad hakkasime sellest rohkem rääkima ja see muutus intensiivsemaks. Okei, millal nuga mängu tuli, kuidas see algas? Tegelikult juhtus see üsna hiljuti, kui see oli lihtsalt nagu jäta mind rahule. Lihtsalt jäta mind rahule. Sest see polnud nii. Ma mõtlen, nuga tuli mängu. Ilmselgelt lähen ma vangi. Sattun jamasse, sest see oli päris relv. Aga kui see toimus, siis see oli pigem nii, et sa panid käe mu ümber, et mind kägistada. Et olla kindel, ta tahtis oma võtit tagasi, kuigi me kolime niikuinii kokku. Nii et see on minu korter. Okei, meil on kõige rohkem uurimist selle teemaga, aga ma ei andnud talle võtit tagasi, nii et ta tahtis mind kägistada, et olla kindel, et ta saab võtme tagasi, mis pole kummalgi juhul okei. Aga ma tean, et ma tegin veel rängemaid asju. Okei, lase ma tõstan su pea üles, tahtsin lihtsalt korraks. Kas sul on vigastusi? Mis su... Ma ei usu. Okei. Kas sa pahandad, kui ma su juuksed kõrvale lükkan? Ei, palun. Kus nuga on? See on seal. See on sahklis. Sellel peaks olema värske vesi peal. Tundub, et see on pestud. Jah, see okei. Ma ei tea, mida ma sellega teen. Kas sa saad selle koos kõigi teiste asjadega ära visata? Ma arvan küll. Okei. Nii et te vaidlete võitme üle? Jah, on ju. Okei. Ja teie ilmselt sellest, kuidas see kõlab, kas just ülitsete või on mingi võimalik lakkuminek, tema tahab oma võtit tagasi? Ja kuidas see sealt edasi läks? Saad tahab asja lihtsalt edasi umbes nii, et okei, sina ütled, et mine ära ja mina ütlen ei, sest sel hetkel on see ka minu korter. Ma olen ka üürilepingule alla kirjutanud, see on ka minu korter ja minu arvamus loeb. Nii et ma ütlen, et ei, okei, ja tema ütleb, et sul pole valikut. Ta üritab mind välja visata, ta paneb käe mulle ümber, ta üritab mind põhimõtteliselt välja visata, see ei õnnestu. Nii et ma ütlen, et hoia minust eemale, ma lükkan ta endast eemale, ma saan ta enda küljest lahti ja see ei õnnestu. Laual on nuga, sest ma tegin varem võileibu, näiteks juustu ja kõike muud. Laual on nuga, pannid ja muu kraam, nii et ma viskan selle tema poole. Ma ei arvanud, et see tegelikult temasse läheb. Ma lihtsalt arvasin, et see on pigem enesekaitseks.
et lihtsalt mine eemale, nagu mul otse käes. Okei, nii et sa oled köögis pannide juures, kus nuga on. Kus tema sel hetkel on? Ta on samas kohas, kus vabandust. Ta kõnnib tagasi ja ütleb umbes nii. Okei, sa lõikasid mind. Ta nutab ja kõik see. Ma küsin enne seda, kus ta seisis, kui sa noa viskasid? Nii et mina olen siin. Kui see on köök, siis see on köögisaar. Okei, nii et mina olen köögis ja köögisaar pole kõik. Tema on seal, kus on rohkem nagu magamistubade uksed. Ei, mitte magamistuba, pigem nagu uks köögisaarel ja ta on nagu, anna mulle mu võtti. Ja ta tuleb minu poole. Okei. Ja ma haaran noa ja ütlen ei. Kas ta ütles midagi, kui sa selle viskasid? Ma ei visanud seda. Sa just ütlesid, et viskasid seda. Ja siis sa läksid seda parandama. Ei, ma ei visanud seda. Ma hoidsin seda käes. See oli rohkem nagu enesekaitseks. Ja ma lihtsalt olin nagu ei. Nii et ma ei visanud seda. Ei. Milliseid pihte sa tahad alles hoida? Jah, see peab meiega kaasa põlema. Ma arvasin, et see peaks olema üks hallidest. Üks hallidest? Sellel on värske veri peal. Okei, kas see oli see nuga või üks hallidest? Ma tõesti ei tea. Kui sellel on värske veri peal, siis ilmselt on see. Jah. See on nagu. Okei. Nii et mida sa mulle just hetk tagasi ütlesid, oli see, et nuga oli pannis, tema oli ukse juures ja sa viskasid selle ning sa ei arvanud, et see jääb kinni. Ei, ma ei visanud seda. Ei, ma ei visanud. Okei. Nii et sa ei visanud seda? Ei, viskamist ei olnud, ta oli kogu aeg minu lähedal. Okei. Isegi pärast seda oli ta minu lähedal. Okei. See on nii, okei. Nii et ma teen seda ja siis nagu võtan selle üles ja olen nagu ei. Ja siis see läheb, kuhu iganes see läks nagu siia piirkonda. Nii et me istume siin ja teeme seda kogu aeg. Ja ta ütleb mulle, et ma ei aitaks, et ma ei teeks midagi, isegi mitte kiirabi ei kutsuks. Ma olen nagu ei, ma pean teadma, mis toimub, sest ma sain aru. Kuidas ta selle peavigastuse sai? See peavigastus juhtus tegelikult palju varem. See oli pigem nii, et ta kägistas mind ja ma hammustasin teda pähe, sest ta kägistas mind samal ajal. Nii et ma lihtsalt hammustasin teda pähe, et ta minust lahti laseks. Selgita mulle, kuidas sa hammustasid kellegi peale eest, kui ta sind kägistas? Nii et ta kägistab mind ja ta ei kägista, ma ei tea, tehniliselt ta kägistab, tehniliselt ei kägista. Nii et ta kägistab mind ja ta on nagu minu all umbes siin. Okei. Nii et ta hoiab mind kinni. Ja ma kummardusin alla ja hammustasin, et ta minust lahti laseks. Ma tegelikult ei saanud tema käest kinni, nii et ta ronis mulle päriselt peale. Ma lihtsalt ütlesin umbes, et kao mu pealt ära ja ma hammustasin teda, ma lükkasin teda, ma lõin teda jalaga, kõike. Niisiis, tulles tagasi, tahan veenduda, et mul on kõik selge. Nii et te olite paaris ja vaidlesite selle üle, et ta vaatas Instagramis kellegi tagumikku. Tegelikult me vaidlesime. Paaris oli see pigem nagu säde. See polnud tegelikult mingi olukorra asi, sest ma lihtsalt ignoreerisin seda ja ei öelnud midagi. Okei. Nii et see toimus kogu aeg paaris, avalikult. Kui me koju jõudsime, siis läks asi palju intensiivsemaks. Kes ta sulle? Ta on minu poissõber. Okei, kui kaua te olete juba koos käinud? 2 aastat. Okei, ja sa elab ka siin? Me elasime siin ja siis kolisime välja. Nii et me läheme lahku. Ja tegelikult ma pidin mõne päeva pärast tagasi kolima. Nii et sa elad praegu kusagil mujal? Praegu elan 2 sammu kaugusel. Nagu siin? Nagu mitte siin, vaid järgmises majas. Aga mida ma ütlen on see, et sa ei ela praegu selles korteris? Jah. Ma mõtlen, et elan küll, aga samas ei ela ka. Kuhu sinu post läheb? Kuhu sinu post läheb? Kuhu sinu post läheb? Seaduslikult läheb see teise korterisse. Okei. Lahe, see teeb asja mulle selgeks. Okei, nii et te jõuate siia, midagi, te pole kindel, mis täpselt põhjustab vaidluse uuesti lahvatamise, kui te siia jõuate. Me laseme tuletõrjenda üle vaadata. Praegu tundub, et tal on mõned päris korralikud lõiked, aga me laseme ta üle vaadata. Ma mõtlen, et see on üps, aga jah. Tal on ka üks lõige pea peal. Olgu, ma lihtsalt tahan kindel olla. Olgu, nii et te tulete tagasi siia, midagi juhtub, teate küll, see ajab vaidluse uuesti üles umbes nii, et sa ütled, et sa lihtsalt istud seal, nagu see oleks normaalne, ja siis läheb asi jälle tuliseks. Olgu, kus te sel hetkel olite? Sel hetkel me lihtsalt vaidlesime edasi-tagasi. Magamistuba, köök, elutuba? Sel hetkel olime me tõenäoliselt rohkem nagu köögis, magamistoas ja vannitoas, kuna need on üksteise kõrval lihtsalt edasi-tagasi liikudes. Ja mida tema sulle vastu ütleb? Ja kui sa ei mäleta täpselt, siis võid ümber sõnastada või kui üldse ei mäleta? Ma ei mäleta täpselt, aga ma tean, et see on pigem kaitsem kui midagi muud, sest tavaliselt nii see käibki. Aga see ei ole nii, ma lihtsalt ütlen, tead ma... Nii, hästi, ma võtan sinult natuke infot, sa oled
arreteeri üks meist. Noh, praegu me alles selgitame seda välja. Ma ei ole temaga üldse rääkinud, nii et mul ei ole tema versiooni. Loost. Siis tahab ta ühe meist arreteerida, eks? See sõltub uurimise tulemusest. Ma ei ole temaga rääkinud, nii et ma ei tea, mis tema versioon loost on. Kui politsei räägib Autumni poissõbraga, siis tundub, et ta hakkab närviliseks muutuma. Kas ma tohin teada, mis toimub? Mida sa tahad teada? Meditsiinilistel põhjustel. Tema jaoks. Noh, ta pussitas. Ma mõtlen, ma ei ole meditsiini ekspert. Aga ma mõtlen, kas ma võin siiski teada, mida nad ütlevad? Muidugi, aga ma ei tea, mida nad ütlevad, nad just saabusid. Ma mõtlen, nüüd ma tean seda. Ja nagu... Kas me saame ukse avada ja lihtsalt vaadata ning kuulata, mida nad ütlevad? Ei, sellest pole mingi põhjust. Siis näib, et Autumn näitab, et ta teab, kuidas perevägivalla tõttu vahistamised käivad. Ma tean, et meid arreteeriti ja politseinikel on kohustus kedagi perevägivalla eest arreteerida. Ma tean seda. Ma lihtsalt tahan teada, kas sellepärast läheb nii kaua. Noh, me peame tegema põhjaliku uurimise. Nad valivad muidugi minu, sest ma olen naine, nii et... See ei käi nii. Ma tean, et käib küll. Noh, see on nii mitmel moel ebaseaduslik. Jah, mul pole ühtegi haava, nii et ma tean, kuidas see käib. Mul pole üldse haavu. See ei tähenda midagi. Tegelikult tähendab küll. Millest sa räägid? Millest? You need a sworn statement. Nad ütlevad mulle, et ta lihtsalt ajab seda asja ilma põhjuseta. Nii et... Alati napilt. Nii see alati käibki. Kas sind on varem arreteeritud? Jah, on küll. Mille eest? Sama asja eest. Sama inimesega. Jaa. Ja see ongi see, kuhu asi jõuab. Ja siis ta jätab asja sinna paika. Eelmine kord jättis ta ka asja sinna paika. Seekord ta seda ei tee, sest mul on temast küllalt. Aga see on natuke teistmoodi. Olgu. Aga kes alustas tüli? Tema nagu? Tema loomine. Really? Õige, olgu. Aga ma mõtlen, et see ei ole ka päris sama asi, kuid see tekitab ikkagi mingit viha. Nii et... Õige. Kui vana sa oled? 19. 19. Ja sa oled seda meest juba 2 korda rünnanud. Ma ei ole teda rünnanud. Tegelikult on see esimene kord, kui ma talle haiget teen, aga... Sa ütlesid, et torkasid teda eelmine kord, eks? Ei, eelmine kord ma ei teinud seda. Ei, vabandust, mida sa tegid? Mida te tegite? Mis eelmine kord juhtus? Eelmine kord oli meil lihtsalt tüli. Kas kaplesite füüsiliselt või oli see lihtsalt sõnavahetus? Oli küll, ma mõtlen, nad ütlevad, et see oli kaklus, aga tegelikult oli see rohkem sõnavahetus. Aga sind arreteeriti? Ja mis põhjusel? Perevägivald, see ongi kõik. Ma mõtlen, see peab midagi rohkemat olema. Ei. Tõesti, midagi ei toimunud, sa ei pannud tema kätt. Sa ei pannud talle käsi külge? Ma panin talle käed külge, aga see ei olnud nagu päris kaklus. See oli rohkem nagu liigu minust eemale. Okei. Aga nad pidasid seda ikkagi selleks. Nii et... Noh, see on küll üsna äärmuslik, aga... See siin, jah. See siin, jah, ma olen nõus. Kas te joote tifti? Jaa. Kui vana ta on? Ta on 21, mina olen 19 ja me joome peaaegu iga päev. Nii et perevägivalla puhul peate te kedagi arreteerima, et... See kõik sõltub nende olukorrast, aga enamasti küll. Nii et pole mingit võimalust, et mind vabastatakse ja ma saan lihtsalt oma korterisse minna. See ongi kõik. Florida osaarik ütleb ei. See on kindel ei. Siiski peame me ikkagi uurimist läbi viima. Nii et... Kuni see on lõpule viidud, aga mina. Ma ei saa kellegi teise eest rääkida. Mis sa ütlesid? See ongi see uurimine, mida teie teete. Te ainult küsite küsimusi ja siis läheb kõik lihtsalt edasi. Selle eest meile makstaksegi? See ei ole see, mille eest teile makstakse. See on üks osa teie tööst, aga mitte kõige suurem osa. Kui sina nii ütled. Nii et ma pean tõesti oma käerandu peal hoidnami. Absoluutselt. Lõpuks viiakse Autumn patrullautosse. See on suurepärane. Nad uurivad otse sinu ees. Sina lähed tagaistmele, kõrvalistuja poolele. Kui kaua on järgmise hommiku ärakuulemiseni? Ma ei saa sellele sulle vastata. See võib olla kiire, arvestades Covidit ja kõike seda. Seal potis pole midagi, mis ei peaks seal olema, eks? Ma ei usu.
Autumn Staggart tunnistas end süüdi esimese astme ettekavatsetud mõrvakatse ja asitõendite rikkumise süüdistustes. Talle määrati 3 aastat vangistust, millele järgneb 2 aastat katseaega, kusjuures esimesed 6 kuud toimub elektrooniline järelevalve. Mis puudutab OnlyFansi, siis Autumn väidab, et ta tegi oma konto pärast karistuse kandmist. Nii et võib-olla arreteerimine, ma ei tea, turundusnipp, kes teab. Igatahes lähme edasi. Meie järgmine juhtum viib meid Jupiterisse, Floridasse. Vahetult pärast päikeseloojangut märkavad kalandus- ja looduskaitsepatrulli liikmed vees jetti. Ja vastavalt Florida seadustele ei tohi veemootorrattaid, nagu jetid, kasutada pool tundi pärast päikeseloojangut kuni pool tundi enne päikesetõusu, isegi kui jetil on tuled. Nii et ametnikud peatasid selle. Ära vaata sinna poole, seal pole midagi, mis siin päästaks. Ma pean sind kuulma. Kas saad aru? Tule siia. Mul on siin kõik korras. Olgu, aitäh. Sulle. Juukse sisse. Hästi, kuhu me suundume? Minu koju. Sinu koju. Jumal tänatud. Jumal tänatud. Oh. Miks? Miks Jumal tänatud? Ta läbis oma alguse. Jaa. Mis kell sa pead ära tulema? Umbes minut tagasi. Jah, umbes minut tagasi. Kus me tuleme? Sealt alt. Kus see all on? Mis? Ma ei tea, mis seal all on. Ma lihtsalt proovisin öelda. Ma ei saa aru, aga kus sa tulid? Nii et ma lähen enne sisse laskeava laborisse. Me olime terve päeva liivaribal. Sina olid nagu kellegi majas. Olid sa restoranis? Või lihtsalt sõitsid ringi? Olgu, see on korras. Palun anna mulle oma juhituba ja registreerimistunnistus. Naine on tuvastatud kui Lauren Lila, see Instagrami mõjutaja, kelle sisu keskendub kalastamisele. Tagasi vee peal hakkab ametnik Lauren Lilat küsitlema, kas ta on alkoholi tarvitanud. Ma olen ilmselt 2 õlut joonud. 2 õlut? Okei. Kus sa neid jõid? Ja mis ajal? Ühe kodus, teise koos jääga. Okei. Ja kui palju sa täna oled joonud või söönud? Nii et 9, 8, 3, 7, just siin teil. Sa sõid täna palju? Jah? Sõin Galatako. Nii et politseinik otsustab, et on aeg panna Lauren läbi tegema kainusteste. Aga seekord on need vee peal, alustades silmade liikumise testiga. Te vaatate siia poole, proua. Mul on vaja, et te vaataksite siia. Kuule, mu silmad ei liigu nii kaugele. Su silmad liiguvad küll nii kaugele, ma luban sulle. Okei, kui sa lihtsalt jätkad siia vaatamist. Hästi, näed seda? Jälgi seda kogu tee siia. Ära proovi seda vaadata kõrvalpilguga. Ma vajan, et sa vaataksid otse sellele. Kas saad aru? Muidugi, hästi, hakkame pihta. Väga hea. Nüüd teeme järgmist harjutust. Seda nimetatakse sõrm ninale testiks. Tee rusikas, tee rusikas täpselt nii ja siruta üks sõrm välja. Just nii, mõlema käega. Pane käed külgedele. Väga hea. Jää täpselt nii. Kas on selge? Väga hea. Kas saame aru? Hästi, väga hea. Kui ma ütlen, et alusta, siis kallutad pea taha. Hästi, 45. Kui ma ütlen, et alusta, kallutad pea 45 kraadi taha ja sulged silmad niimoodi. Kas saad aru? Jah, hästi. Kui ma ütlen, siis kasutad sõrme otsa. Väga hea. Ma tahan, et sa vaataksid. See on sinu sõrmeots. Hästi. See siin on sinu sõrmeots. See on sõrmepadi. See on külg. See on sinu sõrmeots. Kas saame aru? Sa kasutad oma sõrmeotsa ja kui see oleks sinu ninaots, siis puudutad oma ninaotsa ja tood selle alla tagasi, kui ma ütlen, millise käega. Kas ma pean seda sulle uuesti selgitama? Kas sa saad sellest aru? Okei. Jah, hästi. Nii et kui ma ütlen, et kasuta vasakut, siis kui ma ütlen vasak, kasutad sa oma vasaku käe nimetissõrme. Kui ma ütlen parem, kasutad sa oma parema käe nimetissõrme. Kas me saame aru? Tšaa! Olgu, hästi. Lystä. Vasak. Hoia silmä kinni. Hästi, pane see nüüd maha. Paramalli. Pane see nüüd maha. Vasakule. Pane see nüüd maha. Paramalli.
pane see nüüd maha. Aremale. Pane see nüüd maha. Vasakule. Pane see nüüd maha. Ava nüüd silmad. Hästi. Järgmine asi, mida me teeme, on peopesa patsutus. Võta üks käsi ja pane see teise peale. Täpselt nii. Hästi. Just nii. Jää sellesse asendisse, kuni ma juhiseid selgitan. Sobib? Hästi. Kui ma ütlen, siis võtad pealmise käe, eks? Ja pöörad selle niimoodi ümber. Ja loed 1. Ja siis pöörad selle tagasi ja loed 2. Hoia käed paralleelselt. Kas saame aru? Okei, ma teen seda uuesti. Vaata. 1, 2. Nii sa loedki. Kas saad aru? Ja, okei. Paralleelselt su käega. See käsi siin ja paralleelseks. Nii et see liigub täpselt nii, okei? 1. Ei, jää siia ja ma teen ise. 1, 2. 1, 2. Kas saame aru? Sa jätkad selle tegemist. Ja kui sa seda teed, lähed sa järjest kiiremaks. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ära peatu enne, kui ma ütlen, et peatu. Kas saame aru? Jaa. Kas saame juhistest aru? Jaa, okei. Alustage, palun. Üks, kaks, 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 üks, kaks. Hästi, jätka ja peatu. Nii, sellest stardipositsioonist hakkad sa lugema. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Lõpetan vasaku rusikaga keskel, avan käed ja panen need reitele. Kas saame aru? Jää. Alusta ja hakka pihta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ohvitser kahtlustab, et Lauren juhtis spaati joobes, seega võtab ta Laureni vahi alla. Äge. Okei, kuidas joove teid mõjutab? Niisiis, ülesanne, mida me just täitsime. Okei, proua, te ei sooritanud seda edukalt. Teil ilmes piisavalt tunnuseid, mis näitavad, et teie tavapärased võimed on häiritud. Võib-olla jõite ainult 2 või 3 jooki, aga võib-olla koos teie ravimitega või teie ravimitega, mis iganes see ka polnud. Aga teie tavapärased võimed on häiritud, proua. Okei. Nii et jah, praegu võeti teid vahi alla kell 8.05. Teil on 8-tunnine kohustuslik kinnipidamine. Nii et kell 4.30 hommikul saab teid rellaklubist omal vastutusel vabastada ja teile määratakse kohtupäev. Ja nüüd lähme kohe vanglasse. Sellepärast ma ütlengi, et kui teil on keegi, kes saab chatile järele tulla, siis me ei pea seda teisaldama. Palun, proua, tõuske püsti. Astuge siia. Astuge järgmine samm sinna. Nii, väga hea. Hästi, tal oli oma rahakott. Jah, kas sa saad mind aidata päästevesti ära võtta? Jah, las ma panen päästevesti selga. Hästi, me võtame selle päästevesti sul ära. Kas sul on seal all särk seljas? Ei, okei. Ma võtan ühe käeraudade poole ära. Sa paned selle läbi päästevesti ja tagasi välja. Okei, pane see läbi päästevesti ja tagasi välja. Hästi. Kui arreteeriv politseinik juhatab Laurenit tagasi oma patrullauto juurde, jätkab ta tema tülitamist kainustesti tulemuste kohta. Ma ei vääri seda, et teada saada, mille põhjal sa otsustad, et ma olen joobes. Teie tavapärased võimed on häiritud, proua. Millised tavapärased võimed? Teie tavapärased võimed. Need võimed, mida kasutate oma lühiajalise mälu ja motoorsete oskuste juhtimiseks. Kas mult paluti seda mitu korda korrata? Ei, see ei ole vihjete hindamise osa. Niisiis, mis on võimetus teha ülesannet nii, nagu juhendatud? Mis oli see, mille ma valesti tegin? Nina puudutamise testi puhul sa ei kasutanud sõrme otsa ja sa ei toonud kätt tagasi alla. Mul on küüned. Mul ei ole sõrmeotsi. Okei, sa saad ikkagi kasutada sõrmeotsi. Meil on seda inimestega varemgi olnud. Sa ei öelnud, et too oma sõrm tagasi alla külje peale. Ma ütlesin küll, ma tõin selle tagasi. Ma ütlesin, et kui puudutad oma sõrmega nina, siis tood selle kohe alla tagasi. Astu ette.
1, 2, 3. Hästi. Jah, nii et Liila arreteeriti PUI ehk joobes paadijuhtimise eest. Ta ei tunnistanud end süüdi, kuid juhtum lõpetati lõpuks. Järgmisena Miami, Florida. Kell on veidi pärast 17:30, kui politseinikud saadetakse American Airlinesi terminali Miami rahvusvahelises lennujaamas. See on seotud teadetega 2 purjus reisija kohta, kes keelduvad lennukist lahkumast. Lennufirma juhataja sõnul üritasid mõlemad reisijad istuda esimese klassi kohtadele, kuigi neil polnud esimese klassi pileteid. Aga enne kui me jõuame kehakaamera salvestise juurde, siin on video nende vaatepunktist, mille nad sotsiaalmeediasse postitasid. Kas teil on pardakaardid olemas? See on hullumeelne. Ei, meil ei ole. Ilmselgelt oleme me purjus ja te ei taha meiega tegeleda. Meil ei ole pardakaarti. See üks, okei. Vaata, sa lihtsalt vaatad meid. Vaata meid. Vaata meid. Vaata meid. Jah, need 2 dokumenteerisid ka oma teekonda lennukile, sealhulgas tegid näiteks käsiseisu ja väidetavalt võrkisid lennusilla peal. Nii et need 2 reisijat tuvastati kui 31-aastane Jordan Lantry ja 34-aastane Sinia Blanchard, keda tuntakse ka OnlyFansi modellidena Lacey Jane ja Sinia Mallory. Nüüd, kui sa tead selle loo tausta, tahan ma rääkida sellest, mis juhtus, kui politsei lennukile saabus. Selleks hetkeks tundub, et paar on tagasi oma määratud kohtadel, kuid politseinikel on endiselt ülesanne nad lennukist eemaldada nende käitumise tõttu. Minu küsimus on, kas me peame kõigile seletama, kui nad keelduvad, pean ma lennukis olema? Lennujaam 32, tere. Okei. Mul on 2 reisijat, kes soovitsid esimest klassi. Pole probleemi, olen harjunud olema lennukapten. Ja on 2 asja. Esiteks 2 reisijad, kes istusid esimeses klassis. Välja arvatud joogid, nad hakkasid jooma. Ja siis kästi neil tagasi oma kohtadele minna, aga nad olid juba purjus. Nii et nüüd palun ma neil tulla ette, et saaksin nendega rääkida. Nad keelduvad välja tulemast. Nii et nad ei lenda. Eks, nad ei lenda. Suurepärane, nad ei lenda. Ma jälgin teid. Andke neile teada, et nad peavad lennukist väljuma. Kui nad seda ei tee, siis me tühjendame lennuki ja eemaldame nad jõuga. Aitäh, hästi, minge edasi. Aitäh teile kõigile. Töötaja suundub lennuki taha, et proovida 2 naist oma kohtadelt välja saada, kuid see ei lähe plaanipäraselt. Nad keelduvad. Hästi, laske kõigil lennupist väljuda. Me peame lennuki tühjendama. Nad keelduvad maha tulemast. Nad keelduvad maha tulemast. Ma keeldun. Nad on täiesti tagaosas. Olen seal käinud ja neile öelnud, see on 3. kord, kui ma palun teilt seda teha. Lennukätten. See 4. kord, ma ei tule maha. Nii et lihtsalt nemad ei tee seda. Nad ei tee. Ma pean kõigepealt küsima. Kui nad ei tee seda, siis kutsume politsei. Las nad. Hei, Pablo, jah, me teeme seda, poiss. Lähme. Anna neile teada, et kui nad lennukist ei välju, arreteeritakse nad loata sisenemise eest. Tead, ma annan neile ise suulise hoiatuse. Tere, ma käin teiega ees rääkima. Kuule, mis nüüd saab? Nii see nüüd läheb. Kui te kohe lennukist maha ei tule, siis ma tühjendan selle lennuki ja teid arreteeritakse loata sisenemise eest. Kas te saate aru? Kas te saate aru? Me räägime. Nagu ma ütlesin, me viime kõik lennukist välja ja ma viin teid vanglasse. Kas te saate sellest aru? Olgu ta saab sellest aru. Ma juba ütlesin talle, ma hoiatasin teda. Ta ei tõusnud üles. Maya OnlyFansi modellid keeldusid lennukist lahkumast, sundides reisijaid alustama lennukist väljumist, mis on kõigi jaoks väga frustreeriv protsess. Mis nüüd saab? Me kõik jääme oma ühenduslennust ilma. Aga kui meil on ainult 30-minutiline ümberistumine ja rohkem aega polegi. Me peame teid seal ümber broneerima.
ma pean diabeedi kohta küsima. Kuidas me selle saame? Kuidas me selle saame? Ma olen nagu... Miks sa oled ametlikult kindel nende teiste pappide suhtes? Siis nad vihkavad seda. Isad tulevad näiga ja ma tunnen, et nende kõrval hirmunult. Mida möödub, hoia need inimesed tagasi, et saaksime siin asjadega tegeleda. Hei, härra! Lõpuks liiguvad aukülalised mööda vahekäiku edasi. Jah. Ma näen teda seal. Kus on teine? Mees või 2? Naist. Okei, me oleme valmis. Me päästsime kogu lennuki. Lihtsalt ei taha, et kõik tuleksid. Kes on see teine? Tule nüüd. Saame selle kohe kätte. Tule lähemale. Jaa. Pane käed selja taha. Hea tööd. Jaa, kas ma võin? Jaa. Kas ma võin? Oota korraks, jah. Kas me päästsime just terve lennuki? Plaksutage käsi. Kui ma ütlesin sulle, et lahku lennukist, siis sa pididki lahkuma. Kui sa viisid mind teise advokaadi juurde, see juhtuski. Jah, ma tavatsen selle üles leida. See on nagu rong. Kas see kavatseb sulle otsa sõita? Miks sa siis nii ebaviisakas oled? Oota, kallis. Ja kui ma oleksin öelnud ei, siis kas me oleksime tulnud? Me oleksime ikkagi saanud oma lennule minna. Kas me oleksime üldse saanud lennata? Oodake, teie au. Sest ma ei istunud õiges istmes. Sa teed seda sellepärast, et ma ei istunud õiges istmes. Mul on video, mul on kõik. See on otseses mõttes salvestatud. Hästi. No lihtsalt ära olla. Mul on see videos olemas, jaa. Mul on sõna-sõnalt see nees videos, kes ütleb, et ma käskisin mul sulle seda öelda. Ei, see on hea, sest ma ei teinud kunagi midagi. Teeme, see on koer. Mind visatakse välja, sest ma ei istunud õigel kohal. Tõuse üles, istu õigesse kohta. Vabandust, mul lihtsalt oli, ma pean pissile minema. Ma pidin natuke joogat tegema teel vanglasse. Nii et Jordan Landry otsustab teha seda, mida ta nimetab joogaks, aga see näeb välja nagu natuke teissugune, kui see jäi peale telefonivideos, mis sotsiaalmeedias viraalseks läks pärast nende 2 arreteerimist. Aga ma tahaksin natuke tagasi kerida ja vaadata Abi Sharifi kehakaamerat, kui ta saadab Sydney Blanchardi minema, sest loomulikult ei suuda ka tema joogast eemale hoida. See oli minu süü. Me oleksime saanud ikkagi lennule jääda. Me ei oleks enam kunagi saanud lennata. Sest ma ei istunud õiges istmes. Sa teed seda, sest ma ei istunud õiges istmes. Mul on video. Mul on sõna otseses mõttes kõik iga päev salvestatud. Nad lihtsalt teevad oma tööd. Nad täidavad oma osa. See ei ole nende süü. Üks hetk. Ma ei usu, et see muudab mu elu paremaks või paneb mind paremini tundma. Kas sa tahad laulu lauda? Kuule, CJ, vabandust, aga ma olen nii rikas. Ma tõesti vajan sind. See oli itsna. Mul oli see video ja mul oli see tüüp, kes ütles, et nad käskisid mul sulle seda öelda. Ei, see on hea, sest mina ei teinud seda. Mind visatakse välja, sest ma ei istunud õiges kohas. Tõuse püsti, võta istekoht. Vabandust. Mul oli lihtsalt, ma pidin pissile minema. Ma pidin teel vanglasse natuke joogat tegema. Kuule, ära istu valesse kohta, muidu sind arreteeritakse. Kuule, ära istu esimeses klassis, muidu sind arreteeritakse. Nii et 2 naist eemaldati lõpuks lennujaamast. Nad pandi politseiautosse ning nii Sinead Blanchard kui ka Jordan Landry viidi vanglasse väärteokorras loata viibimise süüdistusega. Aga asi on selles, et mõlema nende juhtumid lõpetati hiljem. Meil on veel juhtumeid, millest rääkida, aga ma pean siin ausalt hoiatama, eks. Need konkreetsed olukorrad on palju tõsisemad kui need, mida me seni oleme näidanud. Nii et seda silmas pidades lähme edasi. Järgmine kehakaamera salvestis viib meid tagasi Miami, Floridasse. Kell on umbes 6:45 hommikul ja politseinikud reageerivad 3 sõidukiga toimunud avariile. Liigu sinnapoole ja parem. Läheme, ärge liikuge, ei palu kõik minge.
ma annan teile pilgu oma hinge. Kui te ei näinud, mis juhtus, siis minge. Jah, ma ei võta seda enda peale. Siin. Kas meil on seal veel üks inimene? Kõik mis? Kas sa oled siin? Olgu, meil on siin suur rahvahulk. Mul on ka info, et see võis olla 18. Võimalik, et maas on naisterahvas. Nad hoiavad teda kinni, sest ta tahtis sündmuskohalt põgeneda. Mul on siin lisajõudu vaja ja ma arvan, et mul on autos 2 inimest, kes on surnud. Ma ei ole kindel. 2 inimest said surma. Perekond tuvastas nad Abraham Ismail Molina Cruzi ja tema sõbra Jesus Rubiona. Abrahami elukaaslane Juanita Hernandez oli samuti õnnetuses, jäi ellu ja ütles, et nad olid teel tööle, kui see õnnetus juhtus. Muide, 3. autojuht sai vigastada. Arreteerimismääruse kohaselt ei proovinud Mercedese juht isegi aeglustada. Selle asemel oli gaasipedaal väidetavalt põhjas ja auto liikus üle 50 miili tunnis. Kui see väidetavalt sõitis punase tulega ristmikule, põrgates kokku hõbedase Suzuki ja musta Range Roveriga. Kaatlusaluseks on tuvastatud 24-aastane Macy Marie Lathers, kes nimetab end Instagrami modelliks ja kes väidetavalt üritas sündmuskohalt minema kõndida, kuid pealtnägijad peatasid ta. Nüüd valvatakse teda maas ja talle pandi käerauad. Mida sa võtsid? 2 tuutit roosa, 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 roosa. Näed, narkootikumid, ta on nurgal. Mine valgesse autosse. Mine autosse. Mu telefon. Ai, issand, see on niidus valges majas. 18, 60, 00, 91. Jah, nad nimetavad seda nii. MDMA. Issand jumal, olgu. Sim, ma arvasin, et sa ütlesid midagi. Selle kohta. Mis toimub? Korra proovisime fänne sisse ja välja lasta. Sa pidid tõesti 3. korda minema. Nad on olnud teel. See on meie esimene kohtumine. Aitäh. Mina sinu. Ma mõtlen lihtsalt 11 kinnitada. Ma ütlesin, et teil on Miamis ja 9 midagi, mis on tipus. Teema tipus, 3 puhul sa oled Miamis ja 9 juures ja sul on ka põhiline on siin nagu. Ka, hästi, siin on Miami. Ei, ära tee seda. Ära tee seda. 4, 3, 6. 5, olen 1 ja 8, mõlemas suunas. Siin suitsetatakse. Miami, kes sul on? 8, 3. Ja põhi. See on minu selfis, ma ei saa seda autosse viia. Täna autol oleks pidanud olema 21 ei, me elame, sest materjal peaks olema. Need väikesed linnud. Ei, igavesti. Mart, me peame looma. Veel, see lihtsalt saab olema. Sa pead minuga rääkima. Ei. Tule siit üljelt. Stabiilne küliliasend. Tangong. Rahune. Rauli. Teha. Nad tulevad nüüd. Sa pead rahunema. Kas nad viivad? Mind sinna. Jää nii, eks. 45, 10, viide. Vajan tuge. Kas kuuled? Kontrolli üht sõitjat sõidukis. Mul on Miami ja Miami lõunas. Lihtsalt jää nii, nagu ma sulle ütlesin. Okei. Jää nii, vaata sinna poole. Proua, kas te saaksite jääda siia ja vaadata sinna poole? 45 korda. Pane see jalg sirgeks. Oota. Proua. Rahune, ja. Nemad on kõik korras, eks?
25-17. Ei. Ma armastan sind ka. mis toimub? me saame tema kogu asja ära teha. Ta ilmselt ei suuda kõndida. minu nimi on Mercedes. Rahu. ma olen tulevikust. Hämmastav. Christopher Hall, sa võid minu kulul elada. Kas sa oled narkootikumide mõju all? Jaa. 2C. Nad andsid talle süsti. Kas sul on kaelal karvu, kallis? Mine vaata. Vaata kaela, kallis. Okei, miks su käed on selja taga? Kas sa saad oma käed üles tõsta? Jah, sest minu valge Mercedes on valmis. Olgu, kas sa saad oma parema käe üles tõsta? Ta on raugus. Olgu, hästi. Hästi, me paneme ta valmis. Me teeme hindamise, ma lihtsalt üritan veenduda, et tegu poleks mingi traumaga. Ma üritan veenduda, et see poleks nagu nali või iroonia. Okei, nüüd pane käed valmis. Lõdvestu. hea meeles, ma ütlesin sulle, et lõdvestu. Tõuse üles. Aita tal püsti tõusta, aita tal püsti saada, aita tal püsti tõusta. Istu maha. Ma lähen korraks taha, jah, olen natuke eemal. Kas ta sobib teile? Ülemus, kui hullud te olete. Oota korraks. Viime ta sinna. Esimene sõiduk saab olema võimas tööriist võitlusvärviga BLA, mis võtab omaks Mercedese. Esimene tegevus tandemis Yankee Top Gun India. Pole probleemi. Ma toon sulle kohe teise. Jah, saadan sulle lingi. Mine. Kas te viite ta nüüd ära? Jah, me viime ta taha hindamisele ja siis viime ta haiglasse. Politseinikud üritavad välja selgitada, kas Ladersil on mingeid vigastusi ja siis ta avaldab, et ta võttis või näiliselt võttis uimasti nimega 2C. Seda tuntakse ka kui roosat kokaiini. NYU meditsiinikooli 2023 aastal avaldatud raporti kohaselt on see tavaliselt segu paljudest erinevatest uimastitest. Ketamiin, ekstasi, kokaiin, metamfetamiin, opioidid ja mõnikord ka muud psühhoaktiivsed ained. Ja teadlased ütlevad, et selle roosa värv on tegelikult lihtsalt esteetiline. See on välimuse pärast. Aga prokuröride sõnul näitas Ladersi toksikoloogiline raport, et tema organismis oli mitmeid erinevaid uimasteid, kuid alkoholi ei leitud. Samal ajal kiirabi autos näib Laders parameedikutele peavalu valmistavat. Ma asun, kas sa tead, kus sa oled? Ei, jah, ma olen tema juures. Kus? Tema juures. Sa oled kus? Maa peal. Katusel? Maa peal. Maa peal, jah, me kõik oleme maa peal. Kas sa tead, kus sa oled? Mis linnas? Kus me oleme? Miami's. Ja kas sa tead, mis juhtus? Kas sa mäletad, mis juhtus? Jah. Ma süren. Mine autosse. Mine autosse. Olgu. Jaa. Siin on auto. See on autos. See on... Kas olite? Kas te tarvitasite mingeid narkootikume? Jah, Roosa 2C Flux. Kuhu sa läksid, jah? Rahun. Me püüame sind aidata, rahuneks. Me püüame sind aidata, rahuneks. Ta peab mulle ütlema. Väljas. Mine välja. Okei, tule tagasi sisse. Tule tagasi. Sisse. Meil on siin väljas vaja, mine vaata telefoni. Ta ei veritse. Armasta ennast. Igalühel on erinev nägu. Vastus on krüptos. New York, ei. Rahune maha, eks. See on neegus. Kurat on päriselt olemas. Laders viiakse ratastoolis haiglasse hindamiseks. Hiljem võeti ta vahi alla mitmetes süüdistustes, sealhulgas 3 süüdistuses kehtiva juhiloeta sõitmises, surma või vigastuse põhjustamises, 1 surmaga lõppenud õnnetuspaigalt lahkumises, 2 sõidukiga põhjustatud tapmises peatumata jätmisega, 1 hooletus sõitmises, mis põhjustas raske kehavigastuse, 2 joobes juhtimisest põhjustatud tapmises abita jätmisega ning 1 joobes juhtimises, mis põhjustas kehavigastuse. Ta ei tunnistanud end süüdi üheski süüdistuses ning peab augustis uuesti kohtusse ilmuma.
Viimaseks, kuid mitte vähem tähtsaks, jääme endiselt Miamisse, Floridasse, kus politseinikud reageerivad korterelamus perevägivalla teatele. Kas keegi on seal üleval? Jaa! Turvatöötaja on seal koos 2 elanikuga. Politsei küsis 5 korda, kas ta sooritas 5 erinevat, kas sul on kõik korras. Nad lõid 11 5 erinevat korda. Ja kuni tänaseni on ta vihane. Ta on teadvuseta, verine. Mul on pildid siin. Miks nad karjuvad? Kas nad kaplevad? Ei, ta on teadvuseta. Ja ma ei tea, kas on pussitamine või midagi muud. Politseinikud liiguvad selle kaootilise sündmuskoha poole. Tule siia, tõuse üles. Mis? Tõuse üles. Tõuse kohe üles. Sina tõuse kohe üles. Miks sa pead teda üleval hoidma, eks? Ma lihtsalt tahan teda üleval hoida. Mini kohe. Tõuse kohe üles. Baby, ärka üles! Ärka, see on tulemas. Mis sa seisad? Courtney. Hoia teda lihtsalt isturi. Kearney, kuula mind. Tõuse püsti. Tõuse üles. Tule nüüd. Sa pead koerad sisse tooma. Palun mine, lähe. Tõuse kohe üles. Tüpa põrandale. Ma aitan tal üles tõusta. Ei, ma ei saa. Ma ei saa lasta sellel juhtuda. See on minu eesmärk. See polnud mina. Oota, hei. Vabandust. Mis toimub? Rahune, mida? Sa tee, jah. Ma ei... Poisid, palun. Rahunege, istuge maha. Ma ei kuule. Olgu, istu maha. Lihtsalt lase mul, istu maha, olgu. Olgu. Mis kurat see kõik on? Küsi temalt, mis juhtus. Ma näen ainult haava õlal. See on kõik, mida ma näen. Mis temaga juhtus? Olen päästa 195. Kohe, meil on teadvuseta mees, korter on verd täis. Kaklus Salune on tuvastatud endise OnlyFansi modellina Courtney Clenny, keda tuntakse internetis kui Courtney Taylor. Väidetavalt oli ta politsei saabudes verega kaetud. Istu maha. Tervist. Ma lihtsalt, sa ehmatasid mind. Istu maha. Ta ei ole surnud, eks? Me ei tea, nad viivad ta praegu haiglasse. Ta on praegu haiglas. Ma pean temaga haiglas olema. Ei, sa ei lähe sisse. Miks? Sest me viime läbi uurimist. See oli tasuta. See oli enesekaitse, ma mõtlen. Mu ema oli telefonis. Olgu, kuula, detektiivid tulevad. Sa räägid nendega ja siis selgitad neile, mis juhtus. Aga ma olen ju verine, ma näen hull välja. Ma hoidsin teda, kui ta verd purskas. Püüdsin verejooksu peatada. Oota korraks. Nii et mul on vaja, et sa mulle täpselt selgitaksid, mis juhtus. Mul on vaja, et sa oleksid rahulik. Olgu. Ja selgita mulle täpselt, mis juhtus. Mulle, eks. Ma lihtsalt tunnen, et ma hakkan oksendama. Siis ma kardan, temaga võis midagi juhtuda. Ma arvasin, et see nägi välja, nagu te oleksite teda kandnud välja surnukotis. Jah. Sest me ei saanud teda kanderaamile panna, kuna see koht on liiga väike. Okei, hea teada. Ma tõesti tahan seal olla. Ta oleks tahtnud, et ma oleksin seal. Ma saan aru, aga mul on vaja, et sa räägiksid minuga praegu. Mul on vaja, et sa mulle selgitaksid. Olgu. Ma läksin temast lahku umbes nädal tagasi. Mu ema tuli välja. Lihtsalt teadmiseks, kas te mõlemad elate siin? Jaa. See on minu nimel, aga tema elab siin. Nii et vabandust. Aga kas sa peatud siin? Jah, me pidime kolima, sest me lihtsalt, ta pidi endale kuldset retrieverit võtma. Okei, aga sina? Sa tulid siia või olid sa juba täna siin? Sa peatusid siin? Me olime juba siin. Olgu. Me olime juba siin. Nii et ma olin temast umbes nädal tagasi lahku läinud ja ta lihtsalt passis korteris. Mu ema oli siin, et aidata mu teda välja saada, aga mina ei tahtnud, et ta lahkuks. Rahu! Kas sa suudaks ka tahaksin varastada? Millele? Lihtsalt alusta. Olgu. Nii et te läksite umbes nädal tagasi lahku? Ja siis mu ema küsis eile, sest ma ütlesin, et kõik saab korda. Et meie vahel on kõik läbi, mis iganes. Ja siis ta tuli minuga rääkima ja ma olin nagu tead küll. Meil on kõik korras. Aga meil on kõik korras. Ja me lihtsalt hakkasime vaidlema. Ja siis hakkasime täna uuesti vaidlema. Me hakkasime vaidlema ja ta surus mind vastu seina. Kägistas mind vastu seina, okei? Aga te hakkasite täna vaidlema selle üle, kas see on kogu suus ja siis õige. Okei, see on varem umbes 2 korda juhtunud. See pole midagi sellist, ta pole kunagi nagu
nagu üritad mind tappa. Sa tead küll, ta lihtsalt kägistas mind. Vastu seina, tead küll. Okei, nii et hakkasite vaidlema. Millest te siis vaidlesite? Ma ei taha sulle valetada, nii et praegu ma ei suuda isegi nagu... Öelda sulle. Okei, nii et te hakkasite vaidlema. Mis siis edasi juhtus? Viskas mind vastu seina. Kägistas mind, ma mõtlen, sa vaatad niimoodi, ta pole mind kunagi varem nii hullusti kägistanud, aga ma ei saanud hingata, siis pani ta mind põrandale. Nii et ta viskas sind vastu seina, siis pani mind põrandale ja kägistas mind. Seda on varem veel 2 korral juhtunud. Kas ta ütles sulle midagi lihtsalt nagu... Selline nägu, kus ma olin tõesti hirmul ja püüdsin teda endast eemale saada, aga ta ei läinud ära, siis lõpuks läks. Siis ma helistasin emale. Olgu. Ja siis ma läksin teisi tuppa ja rääkisin temaga. Ja ma nutsin ning ütlesin, et midagi on juhtunud, ma ei tea, mis toimub Kristjaniga. Ja ma lihtsalt nutsin, mis iganes. Ja siis ma läksin kööki. Ja siis ta hakkas minu poole tormama. Ja ma ütlesin, et ma viskan selle sinu pihta ja tema ütles, tee seda ja siis ta tormas minu poole. Aga ta oli kaugel ja ma ei arvanud elu sees, et ta oli nagu, ma kardan. Ta viskas kujukese sinu pihta? Ei, see ei olnud nii. Ma ütlesin, et ma lihtsalt hoidsin seda, et näidata, palun ära tule minu lähedale. Põhimõtteliselt. Okei. Sest jumal hoidku, kui ma kunagi midagi sellist kellelegi, keda ma armastan, räägiksin. Nii et ära tule minu lähedale. Okei, ja siis? Ja ma olin kogu aeg telefonis oma emaga. Okei, ja mis siis juhtus? Ja siis ta lihtsalt tormas minu poole ja ma viskasin selle, aga ta oli kaugel. Aga mulle lihtsalt, ma mõtlen, ma olin hirmul, sest ta tuli minu poole ja ta lihtsalt tägistas mind. Nii et sa viskasid noa tema poole, aga ma olin nii hirmul ja ma proovisin olla vaikne. Pärast Glenni versiooni ärakuulamist viiakse ta käeraudades korterist välja, kuid enne seda jätab ta oma koertega hüvasti. Ma pean haiglasse minema, ma pean. Sa pead meil andma. See on korras, aga kas ma võin haiglasse minna? Loomulikult. Me pole veel lõpetanud. Me läheme haiglasse. Kas ma võin hüvasti jätta? Kas ma võin hüvasti jätta oma vasaku emaga? Ma tulen kohe tagasi, eks? Ma tulen kohe tagasi, eks? Ära muretse. Ma tulen kohe tagasi, eks? Glenni pannakse politseiautosse ja viiakse jaoskonda. Wow, see näeb välja nagu Dexteri kontor. Vaata seda, ma pole kunagi milleski sellises olnud. Vaatame, see on. See peaks olema Miami politsei jaoskond, et teha... Nalja teha sellises kehvas olukorras. Aga Glenni suhtumine näib muutuvat, kui ta viiakse ülekuulamisruumi, kus ta saab teada oma poissõbra 27-aastase Kristjan Obomseli saatuse. Peame teile teatama, et Kristjan ei jäänud ellu. Kahjuks tegid arstid kõik, mis suutsid. Aga Kristjan on surnud. Jah. Jumal küll. See ei ole päris, eks? Olgu. Kristjan suri. Kas ma võiksin palun kallistus saada? Kas ma tohin siin seda teha? Muidugi, jah. See on korras. Ei, palun. Rahune maha. Lihtsalt tee. Lihtsalt hinga sügavalt sisse. Okei. Ma pean oma ema kallistama. Ma räägin sellest sinu vanematega. Ma ei saa jääda üksi tuppa. Sa ei jäägi. Pärast seda mina nagu ei. See ei ole tõsi. See ei juhtunud. See ei ole päris. Eks? See on. Päris. Kristjan on surnud. Jah, see hakka mulle valetama. Ma tean, ma lihtsalt ei suuda seda uskuda. Nii. Courtney Glennit võeti 2. astme mõrvasüüdistusega vahi alla ja ta on sellest ajast peale end süütuks tunnistanud. Ta on sellest ajast saadik vangis olnud, samal ajal kui kohtuasi liigub aeglaselt kohtuprotsessi poole. Näeme, mis seal saab. See on kõik, mis meil praegu sellel Sidebari episoodil teile pakkuda on. Suur tänu kõigile, et meiega liitusite. Ja nagu alati, palun tellige meid YouTube'is, Apple Podcastides, Spotify's või kus iganes te oma podcast'e kuulate. Te võite meid vaadata ka NBC Peacockis.
Kui soovite mind jälgida, siis Xis, Instagramis ning minu News Nationi saates Jesse Weber Live esmaspäevast reedeni kell 23.00 idaaja järgi. Näeme järgmine kord, kõigile head!